No nii, tere! Tervist! Oleme jõudnud siis sellisesse ettevõttesse nagu Cooper & Hunter, kes on siis meie 2022 hooaja uued toetajad. Ja meil on siin olemas mees, kes räägib teile täpsemalt, millega nad siis täpsemalt tegelevad ja võib-olla leiate endalegi sealt mingisugused sobivaid tooteid. Et ikka peale häid mehi nagu toetamist tegutseme soojuspumbadega. Nii tarbesoojuspunbad kui ka seda tööstuslikud. Enam rohkem nagu kasutatakse neid seinaspliiti mudeleid nii põhitküttes kui jahutuseks. Ja neid saab soojada nii eraisiku ja ettevõtte väikeste toadele, tubadele, alates 15 ruutmeetrit kuni 110 ruutmeetrit. Ja olemas ka õhkvesi, saab soe vett teha, soe põrand teha, mida iganes. Ja kindlasti, kui läheb külmaks, saab hästi elada ilma nagu gaasi nagu kütete, mis on praegu hästi populaarne teema. Jah, et ennem kui oli kogu aeg öeldi, et õhksoojuspumpadega on kallis kütta, siis nüüd on nagu gaasimehed on maa alla läinud. Ja kõik kütsid gaasiga veel puhas elektriga, siis kõik lähevad üle nagu ikkagi soojuspumbadega. Tänu millele saame toetada nagu noorte sportlikke inimesi. Eks ole. Aga äkki siis tutvustate lähemalt mingisuguseid tooteid ja... Vaatan, mis on erinevad nagu sisseosad olemas. Värvivalik on kõige populaarsem. Olemas nii traditsioonilised valged kui ka moodsad grafiit või hõbedas või isegi kuldset värvi. Igaüks leiab endale sellist, mis ta tahab ja vastavalt disainile või soovidele. Olemas nii väiksed, ka värvilised kui ka hästi suured. Ja kus juures neid on hästi lihtsalt hooldada. Kui tolm läheb sisse, lihtsalt võidate välja. Igaüks saab teha, isegi peeniga mees. Teeb puhtaks ja paneb tagasi. Ja saab tööle tagasi. Nii-öelda filtrite puhastus. Jah, ei ole mingit suurt nagu raskust. Ja samas puhastajaid, kellel on hästi tolmane nagu elutuba. Või mobiilsed konditsioneerid, kes ei suuda või ei jaksa endale panna seinasplitti, siis saab panna mobiilsed konditsioneeri ainult jahutuseks. Okei. Väga äge. Mulle meeldib just see, et hästi palju erinevaid nii-öelda stiile on ja et saab võtta nii ilusalongile kui poissmeeste garaaži. Täpselt nii. Ja kus juures üks parimaid asju, et nagu 5-aastane garantii kehtib kõigil toodele. Alla 1% on garantii juhtumid. Katki lähevad mingi 5 aasta jooksul. Hästi nagu hea protsent. No eks ta ongi, kui müüja saab pakkuda head garantiid, siis nad teavad, et nad ei pea tegelema sellega. Täpselt nii. Lolli kindlad nii öelda. Jah, nii on. Okei. Siin taga on mingid suuremad masinad. Suuremad on tööstuslikud. Neid saab suurde maadele kuni 4000 ruutmeetrit juba panna või kontorihooned. Aga see on juba projektipõhine nagu arvutus ja müük. Seda harva müümine. Jah. Kus juures kõike nagu iga kliendile võib leida valikud ja talle sobivamad seaded. Minu drifti autosse leiate ka mingisuguse konditsioneeri, kui palavad ilmad on. Panen nupust jälle. Kui nupust on, aga sellega sõita küll ei saa. Siis garantii ei kehti. Aga garaaži miks mitte, et saaks mugavad teha ja pärast nautida. Jah, saab chilli õhtuid teha ja on külmadel talvedel ka hea tööd teha. Täpselt ei pea külmatama. Ühesõnaga, kui te tahate ka endale valida siit tootevalikust mingisugused erinevaid asju, siis cooperandhunter.ee, paneme lingi alla descriptionisse, paneme siia ka, et te näeksite ja ära ei unustaks. Mingi sinna, vajutage peale, valige, küsige pakkumist ja ma ei tea, võib-olla paneme mingi promokoodi ka, Michael Motorsport, saame natukene protsenti alla, käsi peseb kätt, nagu öeldakse. Et ühesõnaga, jah. Nemad on meie toetajad sellel hooajal. Suur tänu teile koostöö eest ja teie minge toetage nüüd neid, kui soovite. Ja loodame, et saate ikka saavutatud nagu esimest nagu tippu. Ikka, see on meil selle hooaja plaan. Super, edu teile. Ja, aga stay tuned. Tere. Me oleme jõudnud omadega Force'i uude garaaži. Täna on meil neljapäev. Auto on kleebitud, mingisuguseid tuunimisi tegime eile garaažis ka. Nüüd on vaja sillad üle vaadata, sest see on kõige tähtsam asi driftimaastikul. Vaata, et su driftiauto sillad oleks korrektsed, sest kui need on
paigast ära, siis sa õpid valesti sõitma ja kui ükskord see paika keeratakse, siis sa enam ei oska sellega sõita. Nii et alustame seekord siis kohe ilusti enne hooaega korraliku sillastendiga. Panime algus Magnusega asjad külge, vaatasime, mis siin värgid-särgid on. Nii et lähme sisse, vaatame, mis toimetame. Jah, tegelikult Forsis on siuke teema, et siin on tegelikult Audid, Volkswagenid, ma ei tea, Seatid ja mingid muud asjad, ühesõnaga vaakgrupi autod. Me sain Nissani sisse smuugeldatud, sest et Kareli tiimikaaslased ja Karel on siin nii-öelda suur perekond, siis omadele ikka aidatakse Nissanit teha. Nii et ärge tee oma Nissan Almerade ja Primeratega siia tulge, sest et neil ei ole lihtsalt, kui nad teevad mingeid asju ja midagi on tuksis, siis seda muidugi tuled autot ju kontrollima ja vaatama, kui midagi tuksis, siis neil ei ole lihtsalt varuosi sellele autole saada. Meil on asjad kõik korras, me lihtsalt nii-öelda, kuidas nüüd öelda, adjusteerime. Estonglist tuli jälle. Ma ei tea, ühesõnaga, me lihtsalt paneme asjad paika nii nagu peaks olema Weisswebi paberite järgi ja värki, nii et Magnus krutib seal juba mingid Akkermanne värgid-särgid ja paneme selle paika, salvestame Magnuse arvutisse faili ära ja kui on fail salvestatud, siis tuleval hooajal saame, kui midagi näiteks on vaja üle kontrollida värgid-särgid hooaja keskel, siis on fail arvutisse olemas, Magnus seal paika, see on hea ja timm. Nii et kui autosi tahate remontida muid asju, mootorid ja värgid ja särgid ja Forsse saab tulla. Me tulime ka, aga seekord silda tegema. Stand on tehtud, nii et me läheme Forsist minema ja siis saame edasi vaadata, mis saab. Stay tuned! Okay, Teo.
Okay, Teo. Nii auto on treila peal ja me oleme Laitse rallipargis. Käisime siis testimas natukene, et kuna me pole autoga sõitnud see hooaeg, siis tahtsime proovida, kuidas mis on. Ja siis 3 ringiga tuli meil ajusse teade, et midagi valesti. Samuel ütles veakoodi järgi kas kütuse või õlirõhk. Te räägite? Aitäh! Te ka räägite? Ja siis me otsustasime, et me ei sõida praegu edasi, sellepärast, et liiga kallis mootoreid katsetada, et äkki, ma ei tea, ei ole igaks juhuks midagi. Ühesõnaga panime auto treila peale ja sõidame garaaži ja siis paneme arvuti järgi ja vaatame, mis see reaalne veakood on. Meil ei olnud praegu arvutit kaasas, kuna suht kiire päev on olnud. Seega, jah. Eks me oleme teada teile, mis viga oli ja ilmselt lähme see nädal uuesti trenni. Teeme mingisugused vajalikud asjad ära ja siis saab edasi vaadata. Stay tuned. Oleks mida nüüd tuleb? Joo, ikka oli tuu pro. Nagu filmis. Oh, you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' smile, that's why